Ja tere taas! Ja kuidas siis elada oma elu kui karjääri ning juhtida seda kui oma elu ettevõtlust. Täna on minuga koos Katrin. Tere tulemast sulle! Tere! Kust sa tuled, millega sa tegeled ja millest me siis täna räägime? Ja mina tulen mitte väga kaugelt Tallinna Tehnikaülikoolist ja olen ettevõtluse õppejõud ja lisaks sellele ka ülikoolis 2 magistrikava programmijuht. Ja olen selles valdkonnas tegutsenud päris pikka aega ja olen saanud siis tegelikult kogu oma sellise ettevõtlusõppejõu rollis areneda koos edu ja tegu programmiga, et see on minu jaoks olnud väga-väga suur osa sellest, milliseks õppejõuks mina olen kujunenud. No kuidas sa jõudsid üldse ettevõtlusõppeni? Elu on alati täis tegelikult päris palju juhuseid ja ma tegelikult olen Tehnikaülikooli vilistlane ise, õppisin selles valdkonnas. Ja kui esialgu tundus, et ma tahan karjääri teha kindlasti turunduse valdkonnas, sest see paelus mind väga pikalt ja õppisin seda nii bakalaureuse kui magistri tasemel, aga pärast seda, kui ma olin paar aastat turunduse valdkonnas erinevates ametikohtades töötanud, ma tundsin, et midagi jääb puudu, ma tahan teha midagi, mis oleks rohkem kui lihtsalt ettevõttele kasumi teenimine. Ja siis ma sattusin ülikooli tööle ja ma tegin seal väga palju erinevaid rolle, et tegelesin siis meil oli Junior Achievement'i üliõpilasfirma, mida me proovisime ülikoolis juurutada ja kõik sellised õppetöö välised tegevused, aga siis ühel hetkel tekkis võimalus ka päriselt õppetööga tegeleda. Ja see on mulle väga-väga südamelähedane olnud. Nii, ja sa võtsid, millal see sai alguse? Kes see nüüd seda aastat täpselt mäletab, aga ja see oli ka niimoodi, et võib-olla alguses ma tegin tunde veel muude asjade kõrvalt, enne kui siis päriselt töölepingusse nimetus lektor tuli, aga tänaseks ikkagi 6, 7, 8 aastat küll. Miks ma küsin seda, et siis kui sa alustasid, kas pädevuste mudel oli olemas? Ei olnud, ma tegelikult edu ja tegu programmi sattusin päris alguses. Siis, kui see programm alles loodi, mul on siiamaani nii meeles, kuidas me ülikoolis ka ettevõtlusõppejõududega istusime ringis maha. Ma ei olnud siis veel nagu ametlikult lektor, aga ma tegin asju samas meeskonnas. Ja kui oli jutt, et selline programm tuleb ja kuidas seal töötatakse välja materjale, et see tundus nagu kõik nii uskumatu ja ma ikkagi siiamaani mõtlen mõni päev, et tore, et see kõik olemas oli. Ja ma sattusin seal tegelikult alguses kommunikatsioonitöörühma, et see oli see algus ja kolleegid siis töötasid pädevuste mudeli kallal, aga minu lauale see pädevuste mudel jõudis sellel hetkel, kui oli vaja seda piloteerima hakata ja ma siis suurema hea meelega seda tegin. Nii et pädevuste mudel jõudis sinuni. Millal sa sellesse armusid, millal sa said aru, et see on üks väärt tööriist ja mida sa tahad jagada? Ma sain sellest aru suhteliselt kohe ja kuigi algus ei ole ju kunagi kerge ja seal oli väga palju asju, mis olid veel sellised lahtised, aga mis oligi hea, et me saime anda tagasisidet, aga see põhjus, miks ma sellesse nii-öelda armusin, on see, nagu sina alati alustad igat oma podcasti, on ju, et me tegelikult ei räägi enam ettevõtluse õppeaines enam sellest, kuidas sa pead ilmtingimata looma oma ettevõtte, vaid see on see, kuidas sina oma elu juhid nagu oma elu ettevõtlust ja see on see, mis selle mudeli põhjal ka mind kõnatas. Et alguses oli jube raske niimoodi, et sa valmistasid tundi ette, ma olin ka ju alustav õppejõud ja siis lihtsalt närid läbi selle juhendi, et mis see pädevus üldse on. Minu puhul kehtib ka see anekdoot, on ju, et seletad juba 5. korda ise hakkad aru saama, õpilased ikka veel aru ei saa, on ju, et iga korraga
kuidagi neid kihte ja asju tuli ja see oli nagu väga-väga põnev ja see, kuidas sa saidki märgata, et vau, et see toetab mind nii paljudes minu elurollides ja siis see, et ma saan nüüd selle kõik anda siis oma õpilastele ja lastele, omaenda lastele. Et see on olnud hästi selline vau-moment ja kui me siin räägime veel sellest konkreetsest juhendist, siis kuivõrd tänuväärt asi see on, kui sa oled alustav õpetaja või õppejõud, sa saatsid nii palju materjale, harjutusi ja asju, et see kõik, see oli raske, aga mulle meeldis ja ma olin väga vaimustatud sellest mudelist. Ja. Mida sa täpselt õpetad praegu? Mul ongi aine ettevõtluse alused. Ettevõtluse alused, sa annad seal siis teoreetilisi teadmisi, nad teevad midagi praktilist. Ettevõtluse alused meie ülikoolis on selline aine, kus jah, neil on teoorialoengud, neid annab minu kolleeg, mina teen nendega harjutustunde ja mõte on see, et me teeme seal läbi sellise ettevõtlusprotsessi alguse, nad mõtlevad läbi siis äriidee, kuni siis töötavad selle idee kallal kuni valmis ärimudelini. Ja siis see kõik sobib sinna siis juurde. Ja kõik, mis sa teed, et kui me oleme üldhariduse kontekstis seda rääkinud ja mõelnud, et kui palju nagu inimesele öelda, mida ta ja mõtestada seda, mida ta teeb, ka nagu pädevuste mõistes. Minu jaoks see kogu see ahaa-moment või võlu selle metoodika juures ongi see, et sa võid kõike teha, aga ilma mõtestamata ei ole sellest kasu. Et selle konkreetse metoodikaga on see, et jah, et me iga õppejõud ütleb, et et ma treenin küll koostööd oma õpilastega, aga läbi selle metoodika on just see, et mis see koostöö on, miks seda vaja on, kuidas see sind elus aitab ja siis hakkad märkama, kuidas sa seda ise arendada saad ja siin on veel siis enesehindamise meetod ka veel juures, kuidas õpilane siis saab ise juba vaadata, et kuidas ta täna sellel tasandil on. Et just see mõtestamine on väga-väga oluline. Aga nüüd lähme selliseks praktilise poole pealt, et kuidas sa siis seda pädevuste mudelit, nemad siis teevad seda oma ettevõtet, hakkavad välja mõtlema, kuidas sa siis integreerid? Ja, siin niimoodi, et õppeained on planeeritud õppekavaga, ükskõik, kas on siis üldhariduskoolides õppekavad või ülikoolis on siis ainekavad ja seal on siis nagu need sisulised teemad, mida ma selles aines katma pean, et õpiväljundid siis oleksid õpilastel saavutatud. Ja see on mul paberi peal kirjas, on ju, mis järjekorras ma midagi teen. Ja siis ma võtan lahti selle ettevõtluspädevuse mudeli ja ma hakkan sobitama, kuhu mingi teema kõige paremini sobib. Nii palju, kui me oleme kolleegidega arutanud ja ma seda ise ka olen tunnetanud, siis tegelikult ei ole siin õiget vastust, et ma peaksin midagi käsitlema varem, midagi hiljem, kuigi need enesejuhtimise pädevused on nagu see kõige baas, aga nad on tihti ka kõige keerulisemad, mida mõista. Ja mis ma üliõpilastega siis saan veel teha, on mängida natukene sellega, et kuidas nende semester kujuneb, ehk et näiteks emotsioonidega toimetulekut ma ei räägi kohe alguses on kõik väga ilus, ma räägin seda kuskil semestri lõpus, kui sul on nii palju pingeid, sul on igasuguste tööde tähtajad, kontrolltööd, et siis me räägime sellest. Ja siis ongi, et täpselt, et kuidas nad nagu selle õpinguga kulgevad selle semestri jooksul ja siis see, et mida me aines teeme, et näiteks planeerimine, ma tean, et me ju räägime ka ettevõtte eesmärkide seadmisest, nende visioonidest, missioonidest ja siis selle juurde ma toon ka selle planeerimise, sest see haagib nii hästi, mis sa isiklikult oma ellu planeerid ja kuidas sa siis oma sellesse ettevõttesse selle planeerida saad. Et see ongi niimoodi, et lihtsalt lahterdad need ära, aga ilma plaanimiseta ei saa, et need ei tule iseenesest, sa pead panema paika, mis nädalal sa midagi teed ja mis teemaga see kokku sobib. Ja tegelikult on siis ka niimoodi, et me ei tee neid pädevusi mööda minnes, vaid ma selles tunnis ütlengi, et nüüd me keskendume mudelile, ma alati näitan, üliõpilastele peab näitama mudelit, tutvustan ka alati teooriat. Aga see on täiesti eraldiseisev teadlik tegevus, mis siiski tunni teemadesse haakub kas või kaudselt.
see oligi mu küsimus tegelikult, et kas nad näevad ka seda ketast? Absoluutselt, üliõpilased näevad ja peavad nägema, nad peavad hakkama mõistma. Esiteks on ju täiesti teaduspõhine see mudel, siin juhendis on ka kõik autorid, allikad on viidatud, mina panen neile definitsioonid ette, et me ikkagi üliõpilastega juba, ma küll, meie nendel õppekavadel, kus ma õpetan, need ongi esimese aasta bakalaureuse üliõpilased, nii et nende jaoks on nagu ka see üliõpilane olemine on täiesti uus kogemus ja siis see ettevõtluse aine võib-olla on ka sihuke nii-öelda lihtne ja äge, aga juba selles aines aidata neil nagu seda teaduslikku mõtlemist tuua, et siis jah, minul on niimoodi, et mudel on juba osa sellest teadusest ja siis iga pädevuse juures ka, mida teooria ütleb, kes on need allikad, kust need asjad nagu pärit on. Need noored tulevad üldharidusest ja see tähendab seda, et nad on õppinud 12 aastat süsteemis, kus üks üldpädevus on ettevõtlikkuspädevus. Kuidas sa nagu tajud ja tunnetad, kuidas nad nagu eelnevalt, kui süsteemselt ja teadlikult nad on seda teinud ja kas on ette tulnud ka see, et see on neile tuttav? See ongi nii huvitav, et me oleme ju, ja ma ju tean, et seda tehakse üldhariduskoolides, ma ei ole veel kohanud kedagi, kes ütleks, et ta teab. Okay. Ja mis tegelikult kõige olulisem, mida ma märkan, on see, et neid õpilasi on ju nii palju ja see tase, millega nad jõuavad ülikooli, on nii erinev. Ja mis juhtubki, et siis koolides, kus on seda ettevõtlikkust pädevusena nagu rohkem treenitud, need üliõpilased on peajagu teistest üle. Ja siis mul mõnikord on ka selline tunne, et äkki nad milleski nagu kaotavad, aga ma olen seda nendega rääkinud ka ja nad tegelikult ütlevad, et nad ju saavad aru, et kõik ei ole sellel tasemel, et me räägime kõigest, me räägime sellest, kuidas nad mõtlevad, kuidas nad oma ideid presenteerivad, kuidas nad esinevad, aga klassis see tase bakalaureuse esimesel aastal on väga-väga ebaühtlane. Ja võib-olla huvitav asi on veel, et minu juures ülikoolis käivad üldhariduskoolid ka, et meil on sellised töötoad tehnoloogiakoolis ja selles mõttes, et ettevõtlus on ikkagi ka meie ülikooli üks uurimisvaldkondi ja ka mina teen töötubasid ja tullakse koolide ja klassidega. Ja ma alati küsin ja seal ka ikkagi nendest pädevustest räägin natukene, ma ei taha seda endale töötuba liiga selliseks teoreetiliseks teha, aga see olukord, et kes üldse on ettevõtlusega kokku puutunud, ei ole nii, et kõik on, väga vähesed on. Just, et tegelikult meil on üldhariduskoole üle 500 ja me püüame küll kõigini jõuda, aga ja oletame, et kuna eelmine riiklik õppekava võeti 2011 vastu ja me oleme aastas 2023, et tegelikult on jõudnud ju lapsed algusest kuni lõppu ja neil kõigil peaks olema toetatud üldpädevused. Aga sa ütled ikkagi, et nad ei ole sellest nagu teadlikult kuulnud. Kõik mitte. Kõik mitte ja nad ei ole ka nagu, kui nad teevad, nüüd jõuame selle enesehindamise juurde, kas sa teed seda ka alguses, et nad saavad ise ennast kõigepealt hinnata, et kus nad siis on? Enesehindamisel on mitu süsteemi, et me oleme tõepoolest ülikoolis pikaaegselt ka nagu teadustöö eesmärgil ju teinud seda, et nad hindavad kõik need pädevused läbi õppe alguses ja siis õppeaine lõpus seesama küsimustik uuesti. Mida me seal näeme, on see, et tegelikult ega siis selle ühe semestriga nagu väga palju ei muutu ja pigem, kui nad muutuvad teadlikumaks, nad on enese suhtes kriitilisemad, et alguses arvad küll, et sa tead sellest pädevusest kõike, aga nüüd, kui sulle on seda rohkem tausta selgitatud, siis sa võib-olla saad aru, et sa ei tea, et see on see, et kui sa midagi uut õpid, et siis sa alles saad aru, et kui palju seal veel on, mida teada. Me tegelikult töötame sellega, siin on väga-väga väärt andmed ja me tegelikult nüüd üritame teha niimoodi, et me paneme nad erinevatel õppekavadel vastama bakalaureuseõppe alguses ja siis tegelikult tahaks hoopis bakalaureuseõppe lõpus 3 aasta pärast näha, et mis siis on, et kuidas siis need muutused tulevad. Et tegelikult kuigi nad õpivad ühe semestri. Ettevõtlusainet küll, aga ma tahakski jõuda sinna, et ega me siis tegelikult, kui meil on majandusteaduskonnas
ja eriti minu instituudis on ju ärindusega seotud õppekavad, ega me siis ju tegelikult seda ettevõtluspädevust ainult ühes aines ei tee, et seda see peaks arenema nagunii mitmeski aines ja nagunii me näeme seda, et ega ühe ainega väga palju ülikoolis muuta ei suuda, aga lihtsalt seda mõttemaailma anda edasi. Aga see tuleb väga oluline, meil veel ei ole neid andmeid, et see 3 aastat oleks möödas ja me teaksime, mis siis saab. Kui hästi sul õnnestub müüa seda pädevuste mudelit teistele lektoritele? See on ka väga hea küsimus ja mulle tundub, et mure ei ole üldse selles mudelis või selles, et see ei kõnetaks, vaid lihtsalt juba selles, et sa nagu tooksid need erinevad õppejõud kokku ja meil oleks see aeg ja tahtmine. Aga kui me oleme need õppejõud, kellel on see aeg ja tahtmine leidnud, siis nad on teinud seda hea meelega ja me tegelikult oleme proovinud niimoodi, et me võtame 4-5 ainet, mis ei ole ettevõtlusained, aga on seal seotud, meil on logistikat, turundust, juhtimist ja nii edasi. Ja siis me oleme niimoodi jaganud, et milliseid baaripädevust see õppejõud siis tahaks samamoodi metoodiliselt teha. Ja see on töötanud väga hästi ja vahel on olnud ka niimoodi, et meie siis ettevõtlusõppejõud, kes on seda nagu pikemalt ja süsteemsemalt teinud, kui meil on mahti olnud, me oleme tundidesse ka läinud kaasa, et siis näha, kuidas reageeritakse ja natuke oleme kartnud, et kas see kordus segab. Aga nii nagu ma enne ka ütlesin, et see tegelikult, et sellel isegi kui keegi toob välja, et ta on seda juba näinud, et see ei ole midagi negatiivset, et siis sa saadki kaasata seda üliõpilast diskussiooni sisuliselt kohe, aga tihti tuleb seal välja, et ega sellest ühest korrast väga palju tegelikult meelde ei jäänud, aga see on järjest rohkem, nii nagu hariduspsühholoogid ütlevad ka, et sul on vaja ajus neid konksukesi, kus need asjad külge jäävad, et kui need konksukesi tuleb nüüd erinevatest ainetest ja sa hakkad saama aru, et ahaa, et seda saab siin rakendada ja seal rakendada, et siis ta loodetavasti jääb veel paremini meelde. Ma ei tea, kas kõlas, aga need õppijad, kes on saanud praktiliselt läbi juba teha õpilasfirma ja nad tulevad ja sinu aines tegelikult teevad selle uuesti läbi, kas neil on mingi uus perspektiiv või kuidas nemad liiguvad, millise strateegia nad valivad, kui nad on võib-olla lõpetanud just 12. Jaa. Mulle hästi meeldib tegeleda nende õpilastega, kes on juba teinud, aga nad ei tee kunagi seda sama asja uuesti ja teine asi, mis sul ülikoolis tekib, on see, et sul on uued inimesed ümber, sa ei tee seda üksinda, sul on uus meeskond ja kui ka vahel on, et kellelgi on see huvi, et näed, et ma õpilasfirmas tegin sellist asja, ma tahaks seda nüüd edasi arendada, siis see meeskonnaliige peab sellega oma meeskonnale nii-öelda maha müüma. Et see ei ole nii, et ta tuleb nagu tuim kordamine ja mis veel õpilasfirmadega võrreldes on väga-väga erinev, on see, et kui õpilasfirmas on ka hästi palju seda praktilist toodet ennast, siis meie tegelikult töötame ainult ideega. On ju, et seal läheb juba võib-olla need ideed lähevad nii-öelda nagu suuremaks kui millegi ise valmis meisterdamine. Aga see kogemus, mida need õpilased, kes on teinud neid, mis neil on mingid minifirmad ja mini-minifirmad ja õpilasfirmad, et nad on peaaegu teistest üle. Minul on seda rõõm näha, aga ma tahaks, et kõik oleks sellel tasandil. Et kui sa oled saanud praktiliselt selle kogemuse kätte, kui palju see on muutnud siis sinus. Nüüd selle karjääri poole pealt, mina alustan ka alati oma podcasti sellega, et kui sa elad oma elu kui karjääri, ükskõik olema siis oma kodus, oma pere keskel, oma tööde tegemiste keskel, aga ma elan selliselt, et ma panustan ja saan paremaks ja õpin juurde ja tegelen eneseteostusega. Et siis, et kuidas selle ettevõtluspädevuse juhendi lõimimine siis karjääriprogrammi? Ja mis see karjääriprogramm teie mõistes on? Selles mõttes, et ettevõtlikkus on osa sellest karjääriprogrammist, et minu arust siin, kui me räägime sellest ettevõtluspädevuste mudelist, siis ta on lihtsalt ongi konkreetselt veel sügavamalt, kuidas me neid pädevusi arendada saame ja kuidas ta tegelikult karjääri väga hästi lähebki sisse, on see, et me tegelikult
ei räägi mitte ettevõtjaks saamiseks läbi selle mudeli, vaid mulle nii meeldib, et see on see just see, et ettevõtlik tegutsemine väärtuse loomisel ja kõik need pädevused, mis siin mudelis on siis kirjeldatud, aitavad sind selles, ükskõik millises rollis sa oma karjääris oled, kui sa oled ettevõtlik tegutseja ja lood uut väärtust, siis aitab sind sinu karjääris edasi. Ja rääkimata sellest siis, et igal sellel pädevusel siin on ka selles oma roll. Ja sa saad hakata, kui sa selle mudeliga oled kursis nende pädevustega ka, siis sa hakkadki oma elus märkama, mida sul on vaja arendada. Või kui sa juba oled milleski hea, et kuidas see sind edasi aitab. Nii, ja te koolitate seal programmis õpetajaid? Me oleme koolitanud, mis on õpetajaid selle juhendi rakendamisel õppetöösse hästi tore kogemus on olnud see. Et on nad hästi vastu võtnud? On. Sest karjääripädevusel on ju oma pädevuste absoluutselt, mudel. Ja me oleme alati väga-väga sooja vastuvõttu saanud nendel koolitustel sellele juhendile. Alati lähevad ära sellised entusiastlikumad fännid, kes nii nagu mina alguses, et ma nüüd lähen ja teen, et kes on seal lubanud, et ta prindib neid mudeleid õpetajate tuppa seina peale ja siis olen andnud kaasa, mulle enda meeldib, mul on üks välja prinditud koopia, andsin selle talle, et pane siis juba see sinna nurga peale, ja nii on iga kord keegi, kes nagu läheb täiesti vaimustunult minema. Mul on nagu nii hea meel ja see hetk ei lähe minul endal ka kunagi silma täiesti ära, kuidas meil oli üks keemiaõpetaja, te teate ja siit podcastidest on ka kindlasti läbi käinud, et ega siis ei ole niimoodi, et karjääri arendamisega tegeleb koolis iga kord nagu inimene, et see on see, et kuidas keegi satub mingi rolli peale, oli keemiaõpetaja, kes oli siis sattunud sellesse karjääri arendamise rolli peale ka ja see, kuidas tema ühel hetkel keset seda koolituspäeva sai aru, et see, mida tema õpetab keemiatunnis, puhast keemiat, et seal ta saab tegelikult ka selle nii erialase aine siduda sellega, kuidas ta saab tegelikult arendada oma õpilastest ka ettevõtlikkust, ehk et kui ta seal räägib mingitest aatomitest ja molekulidest ja kuidas seal mingid omavahelised energiad on, ta saab panna nagu need lapsed tööle ja seda kõike näitama, et ta saigi aru, et läbi selle ma ju tegelikult nendel õpilastel õpetan koostööoskust ja nii edasi. Ja see oli just see selline tuum, et me ei pea alati tegema mingisuguseid eraldi asju, vaid see, kus me elus seda saame märgata, arendada ja ükskõik millisesse ainesse tegelikult integreerida. Selle õpetaja rõõm oli nii suur ja see ei lähe mul kunagi meelest ära. Aga mis me sellel koolitusel olemegi veel teinud, et see on alati lõppenud sellega, et need õpetajad saavad siis nüüd ise välja mõelda selle plaani, et kui ta nüüd läheb oma kooli tagasi, mismoodi siis edasi, et mis ta teha saab ja nad on kõik saanud ise siis väikestes gruppides välja mõelda just neid enda harjutusi, mida nad siis nende pädevuste arendamiseks on saanud teha. Ja kõik lähevad päeva lõpus ära selle tundega, et jah, ka mina ükskõik, mis õpetaja ma olen, mis ma teen, mis klassis, kes mul need lapsed on. Meil on olnud erivajadustega lasteõpetajaid, meil on olnud kutsekoolidest neid, aga nad kõik on leidnud selle midagi ja ma arvan, et see on see sama võlu, et kui me tuleme siia minu jutu algusesse, et see on lihtsalt nii laialt rakendatav ja igaüks leiab selle seose enda jaoks. Nii, aga sa oled ka ema. Jah. Kui palju sa seda koju tood? Väga palju. On see teinud sust parema ema? Mõistad sa oma lapsi rohkem? Kas nad saavad sult rohkem? Ma arvan, või ma olen päris kindel, et nad saavad minult rohkem. Esiteks, minu lapsed on sellises vanuses, kus lihtsam on asjadele, mis on rasket käega lüüa, on ju, et mina seda ei oska, mina ei tee, ei taha, ei saa. Ja siis on minul emana nagu see, et see ei loe, et sa täna ei oska, et siis see arenguskumus on ju, et sa pead pingutama just rohkem nendes asjades ja sa saad paremaks. Või siis ka emotsioonidega toimetulek, et kui lapsel on kehv
tuju, ma ei saa ju teda sellepärast karistada, et ma ju tean, et need on emotsioonid, ma saan ainult aidata, et kuidas ta neid märkab ja nii edasi. Mina muideks olen käinud ka, meil kool on lapsevanemaid kaasanud ka erinevate ürituste raames ja just sellel nädalal, kuna emadepäev on ja minu laste koolis on selline komme, et saavad emad käia tundi andmas ja läksin 3. klassi ja mul oli väärtust loov mõtlemine ja lahenduste loomine oli teemaks, võtsin Edu ja Tegu kodulehelt harjutused, mis olid siis esimese kooliastme jaoks mõeldud ja tegin nendega, ülitore oli. Ja kui ma kõigepealt paningi nagu just selle teadvustamise jaoks, et mida ma lastega teen, ma läin lihtsalt selle töölehega, et nüüd teeme, ma panin neile tahvlile või slaidile, et väärtust loov mõtlemine ja lahenduste leidmine, panin selle sõna. Ja küsisin, et kas need sõnad on teile tuttavad või kas te midagigi saate aru? Noh, esimene käsi tõuseb, ütleb, et ma saan aru sõnast ja. Ja siis sealt tuli veel ja tegelikult nad ütlesid, oi, et me saame ikka loovusest aru ja mõtlemisest ja leida oskame. Aga see oli väga tore tund, et jällegi on ju, et lastega saab seda teha igas vanuses, leiab lihtsalt need õiged lähenemised ja siin veel neid koostööoskuseid ju samamoodi ma olen eelnevatel aastatel nendega teinud väga palju. Aga jah, et ma just proovisin niimoodi, et ma annan neile ka selle definitsiooni või mingid sellised keerulisemaid sõnu või teadmisi sellest olemusest ja toimis küll. Nii, ma loodan, et ka teisele poole ekraani kostus see entusiasm, kostus see innustus, kui me teeme mingeid asju mõtestatult. Kui me teeme mingeid asju teaduspõhiselt, kui me teeme mingeid asju siis järjepidevalt ja mis siis juhtub minu endaga ja mis siis juhtub sellega, kuidas need, kes sellest osa saavad, arenevad ja näevad iseenda juures muutusi. Aitäh, Katrin, sulle! Aitäh! Aitäh teile kuulamast! Järgmise korrani!